Te kuulate Eesti Vähiliidu podcasti Terve Eestiga vähi vastu, kus räägime vähiennetusest, vähi varajasest avastamisest, tervislikest elustiilivalikutest ja elust pärast vähidiagnoosi. Tere kõigile Eesti Vähiliidu podcasti kuulajatele. Täna on meil teemaks rinnavähk ja meil on tulnud seda teemat avama 4 sümpaatset daami, kes on ka ise rinnavähiga väga otseselt kokku puutunud, tunnevad aga end hetkel hästi ja loodame, et kõik nii jääbki. Et ma siis tutvustaksin, minust paremal on Egle, tema kõrval Jaanika, minust vasakul on Annika ja tema kõrval Karolin. Et tere tulemast saatesse ja tore, et olite nõus täna saatega ühinema. Tere. Ma ütleks sissejuhatuseks võib-olla veel nii palju, et Eesti Vähiliit on kaunis aktiivne olnud oma üle 30-aastase tegevuse jooksul suhetes erinevate rahvusvaheliste organisatsioonidega. Et suuremad organisatsioonid, kelle täisliikmed me oleme ja kellega me oleme aastaid koos tööd teinud, on USCC ehk Rahvusvaheline vähivastase võitlusorganisatsioon, ICL ehk Euroopa Vähiliigade assotsiatsioon, aga samuti ka Euroopa Donna, kes hõlmab siis rinnavähipatsiente ja tegeleb siis rinnavähi teema avamisega. Ja miks me täna siin koguneme? Tänu Euroopa Donna stipendiumitele nii eelmisel aastal kui sellel aastal ka kokku siis 4 Eesti rinnavähi patsiendil, kes valdavad ka ilusti inglise keelt, et ingliskeelsel kursusel osaleda. Neil oli võimalus siis osaleda Milanos kursusel, mis kandis nime Euroopa Donna Patient Advocacy Training Course ehk siis rinnavähi patsientide õiguste selline õppe või treeningu kursus. See oli väga põhjalik, vaatasin seda programmi, seal oli tõesti alates rinnavähi riskifaktoritest kuni patsiendi õigusteni välja, sinna vahele jäävad kõik ravimeetodid ja nii edasi. Räägime, et millest seal täpsemalt juttu oli. Et Annika, alustame võib-olla siis teist, et mis teil meelde jäi, mis puudutab rinnavähi sellist varast või õigeaegset avastamist. Et see on selline oluline teema maailmas igal pool, kaasa arvatud Eesti. Mis seal uut räägite ja mis teie meelest nagu tähtis on, kui te ka oma haiguse käiku tagantjärjele vaatate? Et oli lihtne pääseda onkoloogile ja kas see diagnoos tuli nagu kergelt või võttis ta ikkagi üsna pikalt aega? Et mis see teie kogemus on? Et kui rinnavähi avastamisest rääkida, siis võib-olla ma rääkiks kõigepealt enda loo alguses kiirelt, et minu ema vandus alla rinnavähile, kui ta oli 64, mina see hetk 38, värske lapse ema. Ja peale seda siis ma ise otsisin võimalust, et ma tahaks ka ennast kontrollida, et olla kindel. Käisin ükskord mammograafi juures, käisin läbi naiste kabineti, siis mammograaf ütles, et kõik on korras, aga miks te siia üldse tulete, et te olete nii noor, teie ema oli juba üle 60, et see kindlasti ei ole geneetiline enam. Nii läks mõned aastad mööda, siis ma mõtlesin, et lähen ikka korraks veel uuesti kontrollima, läksin uuesti, täpselt sama moodi, täpselt sama teema, lihtsalt inimesed olid erinevad. Ja peale seda ma siis mõtlesin, et mis ma siis ikka kontrollin, et ega ei pea ju nii olema, et peres järjest mitu inimest saavad kohe sama haiguse, sama diagnoosi. Ja siis viimasest kontrollist oli mul 3 aastat möödas, kui ma vastasin endal tüki. See isegi ei olnud tükk, see oli, ma ei tea, pool rinda oli juba kõva. Ja siis läksin uuesti ja siis selgus, et ongi selline kuridiagnoos mul ja lausa 3. staadium ehk et oli ka arenenud juba lümfidesse, et väga kiiresti areneb see haigus. Tihti nii ongi, et rinnavähk tavaliselt ainult 5–10 juhul on pärilik. Ja te ütlesite, et perekonnas ütleme seda geenimutatsioon ei olnud, aga vähk perekonnas on ka üks selline kõrgendatud riskifaktor. Alati ei ole neid BRCA ja teiste geenide muutusi tingimata. Nii et selles mõttes tuleb alati tähelepanu pöörata, et kui
kui rinnavähi puhul on emal või õdedel või tädil näiteks on, et siis tuleb alati kontrolli tulla. Et kas seal midagi sellist uut ka avastamise seisukohalt räägiti või sõeluuringutest, mis kõrva jäi? Mis ma tahtsingi öelda tegelikult, mis ma sealt nagu ülesse võtsin, et tegelikult kui mina käisin siis tohtri juures, mammoloogi juures, siis ta peale nüüd seda juba kahtlust, siis ta katsus mu rindu, ütles, et teil on väga tihedad rinnad. Minule ei öelnud see mitte midagi, aga kui ma käisin seal konverentsil siis Milanos, siis seal selgus, et tegelikult et neil, kellel on tihedad rinnad, neil on ka veel suurem eelsoodumus. Küll aga kahjuks ükski arst mulle varem sellest rääkinud ei olnud, kuigi ma olin ju käinud kontrollis ja ma oleks siis osanud võib-olla ka rohkem ennast jälgida või tihedamini kontrollida. Jah, see rinnatihedus on oluline riskifaktor ja siin on oluline ka teada, et noorematel naistel on rinnad tihedamad ja seetõttu alla 35 aasta tavaliselt mammograafiat ei tehtagi, tehakse ultraheliuuring rindadest või MRT ehk magnetresonantstomograafiline uuring, sellepärast et need on tundlikumad. Aga see tihedus on oluline. Kas teised keegi soovivad täiendada? Just mõtlengi, et kus täna noor inimene üldse peaks teadma, kas tal on kui tihedad rinnad. Ja. Eks ju, et see teema ja kui palju üldse me mõtleme sellele. Et ega enesevaatusel ei oska tegelikult seda nagu ise hinnata. Kui arst ei ole nagu Annika puhul arst juhtis tähelepanu, kogenud onkoloog, kes vaatas, aga tema vaatab, eks ole, ju on aastakümneid vaadanud rindu. See on õige. Kas pigem vanusepiiri langetatakse või veel tõstetakse? Nii palju, kui meile seal räägiti, oli küll see, et eesmärk on ikka seda vanusepiiri natukene allapoole tuua. Et ma jään praegu vastuse võlgu, mis see praegu on seal, võib-olla te mäletate rohkem. Erinevates riikides ikkagi kõigub erinevalt on ju, et ma ei mäleta seda riike, aga minu arust oli kuskil isegi räägitud 30-aastasest vanusest, aga oli ka riike, kus puuduski ja oli ka, kus oli 60 on ju, et meid oli seal nii palju erinevaid riike koos, aga kui ma räägin omast kogemusest, siis mul oli see sama lause, mis ütles mulle, kui ma esimest korda kontrolli läksin, kui ta mind vaatas, siis kõigepealt oli, te olete nii noor, teil pole midagi, on ju. Ja siis, kui ta mulle rinda nagu katsus ja siis ta ütles mulle, kui ta tundis, et terve rind on täis seda suurt tükki ja lümfid on täis ja kõik, siis ta ütles mulle selle sama lause. Te olete noor naine ja praktika on näidanud, et noortel naistel on see nii agressiivne, kiiresti arenev, et just et noori naisi tuleks rohkem panna kontrollima. Et ma lihtsalt võib-olla ütlen selle ära, et mulle, ma tahaks väga-väga saavutada sellega midagi. Üks asi on see, et ma arvan, et kuidagi kas õppekavasse või kodudesse peaks rohkem jõudma see info, et õpetage oma lapsi, oma rindu tunnetama, katsuma, sellepärast, et te tunnete ise selle tüki ära tegelikult. Et mida räägime rohkem, jagame rohkemata seda kõike on ju, et peredesse läheks sisse see, et hoolitsege oma laste eest, õpetage neid, rääkige neid. See on jube lihtne tegelikult, need raamatud ja asjad on täis, kust kohast sa pead nagu katsuma. Ja tegelikult see on jumal ilusti nagu tuntav. Sul on tihedad, on ju, siuksed lihtsad asjad nagu ära rääkida. Et aga jah, et rääkides sellest sõeluuringust, on ju, siis jah, et see oli kõikuv absoluutselt. Aga eesmärk on ikkagi tuua seda allapoole. Ma saan aru, et Eestil on ka eesmärk see allapoole tuua. Väga head täiendused. Et kui ma õieti mäletan, Euroopa juhis ütleb praegu nii, et selline soovitus on 45 kuni 74 või isegi 79. Et me Eestis oleme seda ülemist piiri tõstnud nüüd 69-74-ni, eelmisel aastal kutsubte esimesed 74-aastased. Nii et selle ülemise piiriga on meil hästi, aga seda alumist piiri jah, Eestis on plaanis tõesti allapoole tuua, et siin on praegu Tervisekassa juures on juba siin üsna pikka aega on üks töörühm, kes arutab, et kuidas me 40-aastasi saaksime kaasata, mitte nii, et me kutsuks kõik 40-aastased, aga kutsuks need, kellel on kõrgem risk ja siis on üks variant on
kasutada sellist geneetilist kõrgenenud riski, on sellised polügeensed riskiskoorid, mis on erinevad kui need sellised monogeensed ühe geeni muutused. Seal on see risk madalam, aga see riskifaktor siiski juhib meie tähelepanu, et see naine võib rinnavähi, ütleme, kergemini saada ja siis see riskiskoor on arvutatud niimoodi, et 40-aastase naise risk on, ütleme, selle kõrgenud riski puhul sama, mis 50-aastasel naisel, kes kutsutakse juba sõeluuringule ja siis tehakse tal see baasmammogramm ja siis ta jääbki nagu 1 kord 2 aasta jooksul nagu teiste sõeluuringu naistega koos nagu edasi jälgimisele käima. Nii et see on väga õige tähelepanek, aga sõeluuringuid väga alla 40 sellepärast ei soovitata, et kui me massiliselt seda teeme, siis ei pruugi see avastamise protsent väga kõrge olla. Ja see kõik maksab nagu ka raha. Et ma saan aru, et alla 40 ei ole mõistlik teha, kuna rinnatihedus on nii tugev ja siis see mammograaf ei näita seda, eks ole. Aga kas see on täiesti välistatud, et näiteks nagu ultraheliga nagu noorematel teha seda uuringut? No maailm jälle ütleb seda, et võib-olla sellist sõeluuringu raamides võib-olla ei peaks seda nagu tegema, et me kõiki kutsume. Aga meie siin Eestis ja Euroopas ka, me ikkagi rohkem läheme seda teed, et nagu Karolin nagu ütles hästi, et tegelikult peame ise, naised peavad ise rindu jälgima ja arvestama ka seda, et menstruaaltsükli jooksul ju tihedus tegelikult ka muutub. Aga tähtis on avastada ja siis juba perearst või gynekoloog või onkoloog ütleb, et kas seal on midagi tõsisemat, et on vaja lisauuringut, kas ultraheli või mammograafiat või MRT-d. Et võib-olla mitte päris massiliselt hakata seda sõeluuringut tegema, aga ise jälgida ja kui on kahtlus, siis pöörduda rinnakabinetti või siis perearstile või gynekoloogile. Et nii võib-olla on see nagu optimaalsem. Et me tahaks ja kõik riigid tahavad, et see varane avastamine oleks ka kuluefektiivne. Et me võime panna väga palju raha, aga mitte saada väga head tulemust. Ja see on õige, et vanusest sõltub see, millise metoodikaga nagu lähenetakse. Üks metoodika on veel see tomosüntees, mis on mammograafia nagu täiendus, ta teeb sellised kihilised ülesvõtted, seda vahel tehakse lisaks. Tahaksin ise omalt poolt lisada seda, et rinnakabinetti saab iga naine ise helistada. Ei ole vaja saatekirja. Ise saab võtta ühendust, kui sul on mure või sul ei ole mure, sul võib-olla oligi täpselt ema, vanaema ees, sul on ikkagi kaudne mure. Rinnakabinet on see koht, kuhu iga naine saab ise helistada, endale aega broneerida. Ja siis esimesena vaatab ämmaemad tavaliselt. Ja siis tellitakse vajalikud uuringud, ultraheli või mammograafia ja kui seal on leid, siis lülitub juba ka mammoloog, rinnavähi arst või onkoloog nagu, eks ole? Siis vastavalt protsess. Absoluutselt. Ja ma olen enda kontol üritanud ka seda rinnakabinetti ja seda infot natuke rohkem nüüd jagada, et loodan, et need inimesed, kes kuulavad, nendeni jõuab see sama info, sa väga õige teema nagu tõstatasid. Kui mina oma tüki leidsin, siis mulle räägiti rinnakabinetist ja mina mõtlesin, mis asi see on? Täiesti must maa on ju, mitte midagi ei tea, infot kuskil pole, et järjekordne asi, mida nagu rõhutada, kuhu inimene saab minna, ükskõik kes, ükskõik mis vanuses, palun helista ja mine, et väga hea teema. Et kui see vajadus tekib, siis siit kuklast kuskilt sa oled kuulnud vähemalt. Et mina kahjuks pean väitma, et mina ei olnud kuulnud ja minu tervisekäsitlus ei olnud nii heal tasemel, et jah, kuigi meie Vähiliidu kodulehel on see informatsioon, et ma mäletan, et kui Kuku raadiosaated on olnud ja ka ma ei satu sinna nii sama, kui ma olen terve inimene. Regionaalhaiglasel podcastides on olnud sellest nagu juttu, et ilmselt tuleb rohkem rääkida. Et see on õige. Juukserised ja kuulen vastas, kuidas teisel pool peeglit räägib siis klient oma juukseriga ja täpselt sama teema. Klient ütleb, et mulle tundus, et see juukser on ise nagu rinnavähi patsient või mingi vähipatsient ja see klient siis ütleb, et mul on mingi kahtlus ja ma ei tea mis ja siis juukser ikka ütleb, et mine ja kontrolli. No jaa, aga kus ma lähen üldse, ma ei oska kuskile minnagi. Täpselt sama teema, et inimesed ei tea. Aga mis ma tahtsin veel öelda juurde, et on ju ka need vähibussid
mis Jah. meie oleme teinud, et meil on suur ettevõte, me oleme kutsunud enda ettevõtte juurde selle bussi ja siis sinna bussile, jah, see on tasuline, kas sinna saab Jah. siis saatekirjaga või siis saab ka ravikindlustusega, et kellel on ravikindlustus, siis ravikindlustus Jah. maksab selle kinni. Tõesti on Eestis liigub 3 bussi, neist võib-olla kõige pikema staažiga on Eesti Vähiliidu buss, kus hetkel on kõige kaasaegsem 3D mammograaf, mis on võimeline tegema ka kihilisi ülesvõtteid ehk seda tomosünteesi lisaks tavamammograafilistele ülesvõtetele. Nii et see on üks variant. Ja tuletan veel ka meelde, et need rinnakabinetid, millest jutt oli, on siis kõigis 3 Eesti vähikeskuses. On Põhja-Eesti regionaalhaiglas, on Tartu Ülikooli kliinikumis ja on ka Ida-Tallinna keskhaiglas. Ja kõik siis saavad tõesti ilma perearsti saatekirjata registreerida ja siis see algab ämmaemanda vastuvõtuga. Läheme siis võib-olla ravi juurde, et oleme siin varasest avastamist oleme rääkinud. Et Egle, et mis teil nagu sellest rinnavähi kirurgilist ravist seal meelde jäi, et kas üha enam tehakse selliseid onkoplastilisi rinda säilitavaid operatsioone või rohkem, ütleme, rindade eemaldamisi ja hilisema siis taastusega, kas siis endoproteesidega või siis patsiendi enda kudedest selliseid väga häid plastikaid, mida tehakse, mis on väga hea kosmeetilise efektiga. Mida nemad teile rääkisid? Meie käisime Euroopa Tunnel 2023 aasta sügisel. Ja kuigi meil vist väga sarnane info enam-vähem, aga tol ajal ma mäletan, implantaadid on ikkagi number 1. Ma arvan, et ka Eestis võiks nii öelda. Detaile nüüd teadmata. Head mitmed aastad juba. Et ikkagi implantaat on selline kõige lähedasem, mida taastusel kasutada. Ma ise olen taastuse teel juba 3 operatsioonil käinud. Ja võib-olla räägikski enda kogemust korras ja vahele, et ega kui ma selle diagnoosi sain, tegelikult ei teadnud ma ju mitte midagi ka sellest taastuse teekonnast ja see oli kõige viimane asi tõesti, kui sa oled keemiaravil või alustamas sellist ränka teekonda, et mõelda siis, et millised rinnad tulevikus võiks saada. Natuke nagu muinasjutta tundus. Täna olen juba 4 aastat nüüd teekonnal ja muidugi väga rahul, et arst mulle soovitas taastust ja ma sellega ikkagi nõustusin, sest mõte oli mul rinnad eemaldada, omal soovil ka terve rind, et lihtsalt kriipsud ja that's it, sest et ilmselt see oli liiga palju millega toime tulla. Ja algab kogu teekond siis rinna eemaldamisega, mõnel puhul osaliselt, minu puhul eemaldati terve rind, rinnakude, osa lümfisüsteemis samuti ja samal operatsioonil asetati siis naha alla ekspander. Ekspander on siis veega täidetav kott, mille eesmärgiks on sinu nahka hoida elastsena, et siis tulevikus soovil seda taastada implantaadiga oma rasvaga siis osutusvõimalus. Jah, just, et see kõik oli uus. Minu asi oli ainult arstile öelda jah, lähme teele ja teeme nii. See kõik võtab aega ühest operatsioonist taastud keskmiselt pool aastat kuni aasta, et minul jäid need operatsioonid siis sügistesse ja igal sügisel siis umbes 1, ehk siis aasta oli siis kõigel oma taastumise aeg. Kiiritus mahtus veel sinna ekspandri aega. Pärast kiiritust sa taastud vähemalt pool aastat ja mina taastusin veel kuskil 8-9 kuud kokku, et siis ekspander vahetada siis implantaadi vastu. Ja siis ka selle operatsiooni tegime sügisel ära 1.22, kuid see implantaat kapseldus. See võib ka mõningal juhul juhtuda. Ja siis tuli uus sügis ja siis ma sain veel teisegi implantaadi. Ja kuna implantaadid, siis kui me räägime nüüd juba natuke detailsemalt rinna ilust või esteetilisest välimusest, siis tegelikult on võimalik ka oma rasva sinna lisada, et need implantaadi ääri seal pehmendada. Oma rasvaga on võimalik kogu see rind üles ehitada, siis ta on lihtsalt pikema perioodi ettevõtmine. Ehk et mina otsustasin lihtsalt implantaadi kasuks, kuna see oli kiire, lihtne ja kiire. Ja mulle sobib see variant tänaseni väga hästi. Tänaseks mul on 3 operatsiooni olnud, mul on olnud 2 rasva siirdamist
jalgadelt ja siis süstitakse seda erinevatesse rinnaosadesse. Ja ma ütlen, et ma olen väga rahul, et ma olen selle teekonna ette võtnud. See kõik ongi uus, huvitav, ega ma tegelikult ei tea, mis nüüd ju järgmine sügis näiteks toob. Ma lihtsalt vaikselt lähen teele, teadus areneb, kuulan arste, kuulan soovitusi, minu ümber on sattunud väga toredad noored kirurgid, onkoloogid, kellel on ilmselt väga kaasaegsed teadmised ja mina lihtsalt ütlen elule ja olen usaldanud ennast nende hoolde. Et ma ütlen, et ma ei arvanud, et ma seda viitsin ette võtta tegelikult, kui ma meenutan oma tundeid, et ma ei arvanud sellest midagi, et võtame need rinnad maha ja asi ants ja see on ikkagi nii hull see diagnoosi aeg, et mis rindadest me veel räägime. Kui tõesti tasub naistel mitte kohe otsustada, see vajabki aega, kõik see on pikk protsess ja seal Euroopa tonnale tagasi tulles, siis seal see know-how oli umbes sama, nagu ma praegu rääkisin ja ise tunnen, eks ma võib-olla sain ka sealt seda sisendit enda mõtetele toeks. Täna mulle tundub, et Eestis on kasvutrendis kindlasti ka oma rasvaga rinna taastamine. Et see on natuke nagu naturaalsem. Just, et mul tuttavad ka päris mitu lähevad seda teed, et nagu justkui ei tahaks seda võõrkeha, mis on implantaat. Aga mina julgustan küll naisi, et täna need implantaadid on ka väga kaasaegsed ja moodsad, et see ei ole enam kindlasti teema. Ja muidugi on väga okei, kui mõni naine otsustab rindadest loobuda, see on täiesti okei. Euroopa tonnal me kohtusime väga toreda Rootsi patsiendiga, kes just nii otsustas ja elab väga rõõmsalt oma 2 kriipsuga. On väga rõõmus. Kasutab neid väliseid? Ei kasuta mitte midagi, käib täiesti flatina, kasutab T-särki, ta räägib sellest teemast absoluutselt avameelselt. Ta ilmselt oligi natukene ka rebel selles osas, et ta tahtiski võidelda vastu sellele, et aga kas ma olen vähem naine, kui mul ei ole rindu? Et me kõik oleme nõus, et kindlasti mitte. Aga meil just rõhutati seal Euroopa tonnal ka seda just, et inimesel ongi see enda valiku võimalus ja julgustati nagu võtma aega selleks ja just usaldama arste ja võib-olla tõesti tegema selle eeltöö ära, et see expander sinna panna, et sul on alati võimalus teha siis emba-kumba. Et seda rõhutati seal küll, et võtke selleks aega, et teha enda jaoks see kõige parem otsus. Kõigepealt kuulata arsti soovitused ära, siis võtta aega, mõelda ise ja rääkida ka oma perekonnaliikmetega. Mis on üldse variandid? Ega tol hetkel sa ei saagi teada neid variante, et ei teadnud midagi. Ja siis ma kogu uurisin ja iga uus visiit jälle me midagi arstiga arutasime ja vaikselt sa niimoodi selle teemaga ju tutvudki. Et see vajab aega. Ja mina ütleks nagu siinkohal niimoodi, et naistele, et minul oli niimoodi, et kui mulle öeldi, et me peame sinu rinna eemaldama, sellepärast, et sul on see vähikollan lihtsalt nii suur, nagu lümfides kõik, siis minul oli nagu esimene reaktsioon kohe, let's go. Sellepärast, et minul oli nagu ellu jäämine, tervis kõige tähtsam on ju ja mina nagu suhtusin sellesse niimoodi, et ma olen 3 last ära imetanud, need rinnad on oma töö ära teinud ja kui on aeg minna, siis on aeg minna, on ju. Ja mul olid nagu nii head arstid tõesti, et ma nagu olen väga tänulik. Nad rääkisid mulle, mis nagu siis variandid on täpselt nagu see expander, täpselt nagu need kotikesed sisse lihtsas keeles on ju, me taastame teise ka ära, me teeme teise ka korda. Et siin ma nagu ütlengi seda, et mis siis minuga tehti. Üks võeti täiesti maha, teine jäi alles. Teine siis siukses naljasoonega natuke öeldes oli nagu nägi rind välja nagu kivitsokis on ju. Et rippus seal niimoodi. Ja mis siis nagu tehti, öeldi nagu ilusti, et ei, et me taastame teise ka. Ja väga head kirurgid, ma mõtlesin, et kuidas siis nii on ju, et ma sain väga hea kirurgi ja ta ilusti seletas mulle. Teine ühesõnaga siis tehti nagu tühjemaks ja sinna pandi ka siis implantaat sisse on ju. Nii et lõppude lõpuks siis tühjast maast sai siis rind ja siis sellest, mis absoluutselt oli ebakorrapärane, see siis kraabiti, tõsteti, nibu siirdamine, minul sai kohe ühest nibust võtta teise, nii et täiesti nagu super. Et absoluutselt, et inimene, ta ei ole vähem naine, kui ta jääb 2 kriipsuga, 1 kriipsuga ja ta ei pea kartma, kui see maha võetakse, sellepärast, et meil on nii palju teadus ja võimalused arenenud, et sa saad tagasi need rinnad.
Ja seda aitab meile meie oma nagu arstid, meie oma haiglad, et sa ei pea mõtlema, et sa pead minema selle jaoks erakliinikusse ja tohutud rahasid panema. Ei, et see kõik on täna reaalne ja võimalik, et just, et julgustada jälle nagu neid naisi, kes on tagasihoidlikud, kes kardavad, kes ei julge rääkida, kes ei julge küsida. Kõike saab täna. Sa oledki nii alandlik selle haiguse ees. Jaa. Sa oled seal arstikabinetis ka lihtsalt tänutundega. Ja tahaks küsida ainult seda, mis on kõige olulisem ja need minutid on siin nii kulla tähtsusega ja me hakkame rääkima mingist rindadest, see tundub nagu muinasjutt, et mina mäletan neid tundeid, aga kuna õnneks arst nagu võib-olla tegi oma tööd ja tema tahtis minuga tutvustada seda varianti, siis mingi hetk ma haakusin selle teemaga, aga sinna läks aega. Need rinnad olid tõesti viimane asi, mille peale mõelda. Aga ja sama, minul ka taastati teine ja kõik on tipp-topp. Ma tahaks öelda siia vahele võib-olla, et Eesti ühiskond jälle ei ole võib-olla nendeks kriipsudeks ka valmis. Meil oli ka Euroopa tonnal nagu näiteks üks hästi meeldiv sakslanna oli, kellel oligi nagu näha, et tal oli üks rind ja teist ei olnud, eks ju, et ta niimoodi käiski. Ja mis minu kogemus on ka see, et mul on ka peale siis keemiaravi üks rind eemaldatud, pluss siis ka lümfe veel. Et nii palju, kui ma suhtlen päris paljude inimestega, nii palju, kui ma sõbrannadega rääkisin, siis ka, et rääkisin, et lähen opile. Aga kas sa päriselt pead minema? Aga kas peab terve rinna ära likkuma? Ehk et see oli nagu sõpradele nagu suurem katastroof kui mulle. Mul oli see, et sama teema, 3 last, kõik on rinnaga toidetud peaaegu 2 aastat, eks ju. Jälle siin ma tahan seda öelda, et öeldakse, et kui sa rinnaga toidad pikalt, et siis ju ei jää rinnavähki, jääb ikka. Siis on risk ka madalam. Et jah, ka kõik see, et tõesti need inimesed ja sõbrannad ei olnud nagu selleks valmis pigem kui ma ise, aga minu abikaasa näiteks ütles, et tal ei ole vahet, et kas see on või ei ole või et küll mu väike laps 10, see ikka nagu tükk aega vältis vannituppa tulekut, kui mina seal olin paljalt, aga jah, läks ikka päris mitu kuud, et nagu kartis seda vaadata või näha. Võib-olla siin lisada seda juurde, et siin jäi kõlama, et Eestis tegelikult on kõik võimalused ka rindade taastamiseks, Tervisekassa maksab kinni. Vahepeal oli vist mõned aastad tagasi, kui nende implantaatide eest oli patsiendil mingi oma osalus. Aga minu teada nüüd juba pikka aega enam ei ole, et Tervisekassa tasub kõik need arved ilust ära. Aga mis puudutab taastamist, et võib-olla haiged tihti ei saa aru, et miks raviarst ei taha nagu taastada, et kui algselt see kasvaja on rinnas olnud kaunis suur ja ta on levinud regionaalsetesse lümfisõlmedesse, siis tegelikult oht, et see haigus tuleb samasse rinda nagu tagasi või tekivad kaugsiirded on kaunis kõrge, et sellepärast püütakse nagu vältida seda rinna säilitamist operatsioonil ja püütakse vältida ka kiiret rinna taastamist. Et kui läheb ikkagi mõni aasta mööda või 5 aastat või enam, siis on julgem tunne ka arstil, eks ole, seda taastuvat operatsiooni teha. Et siin peab igaüks nagu tegema selle otsuse, et mis on primaarne, kas see, et sa oled haigusevaba või riskid, võtad selle riski, et haigus võib tulla tagasi, aga see kosmeetiline efekt on nagu parem. Et see on nagu iga patsiendi enda otsus. Olete nõus sellega? Et ta nii võiks olla ja seal ilmselt jäi ka kõlama see, et patsient on see, kes lõpuks nagu otsustab, mida teha. Ma tahtsin korraks veel seda täpsustada, et alguses, kui me siin ennetusest rääkisime, meie grupis seal Euroopa tonnal oli üks meesterahvas. Mina mõtlesin, et ta on doktor. Me mõlemad arvasime, aga selgus, et kui ta hakkas ennast tutvustama. Võib-olla ta oli nii üks kui teine patsient. Ei ole. Ja ütles, et tema on ka rinnavähi nagu seljatanud. Et tegelikult mina ei teadnud, et meestel on ka see oht ja tegelikult peaks ka ju mehed ennast kontrollima ja siis veel küsiti ju tema käest, aga kuidas sa siis nagu avastasid selle üldse, et ma saan aru, et meeste probleem ongi see, et nad esiteks ei tea, et võib-olla ja teiseks avastatakse see liiga hilja. Siis tema ütles ilusti, et aga minu abikaasa tegi mulle massaaži ja siis ta avastas, et sul on mingi muna siin ja saatis mu arsti juurde. Et jah, et tõesti nagu sellest nagu meeste rinnavähist peaks absoluut ütles ka rääkima. Jah, Eestis on ju ka nii, et viimased vähiregistri andmed näitavad, et juba üle 900 on esmaste rinnavähi juhtude arv, et see vist oli 938 2022 vähiregistri andmetel.
aga seal on ka ära toodud see, et igal aastal registreeritakse 5-10 juhul ka meestel. Mõni aasta on vähem, mõni aasta on 2-3 juhtu, aga kuni 10. Et meestel on ja meestel see risk tavaliselt tõuseb vanusega. Et üsna sageli tekib see rindade ealoomuline suurenemine, günekomastia ja seoses eesnäärme suurenemisega, hormonaalsete häiretega, et teinekord on keeruline öelda, et kas see suurenemine on vähk või on see selline mingi healoomuline. Aga sellele tuleb kindlasti ka meestel mõelda, nii et ka Eestis tegelikult mul on ka endal olnud üsna mitmeid meespatsiente, kes minu juurde on seda operatsiooni järgset keemiaravi või hormoonravi tulnud tegema. No nii, kas me selle osaga oleme enam-vähem? Teadlikkust tuleb tõsta nii ehk naa. Meil on kodus doktorid tegelikult olemas. Oled sa nüüd abikaasa, mees või naine? Näed? Absoluutselt. Et võin tegelikult öelda, et ma arvan, minu abikaasa oli mulgi tõesti see esmane doktor, kui ma nüüd meenutan hästi, aga mina eitasin tegelikult seda mõtet üldse. Nii et tõesti. Nii et ka varane avastamine on meeskonnatöö. Absoluutselt. Aga ma ütleks, et see rindade katsumine ausalt öeldes, ma tunnistan, ma olen 10 aastat iga kord, kui ma duši all käisin, katsusin, kreemitasin, iga kord käis läbi peast kuidagi või suhteliselt tihti, et kuna mu emal see oli, et huvitav, milline see tükk on, eks ju. Ja mina tegelikult avastasin väga hilja ja ma ütlen, et mul ei olnud seda varem ja siis äkki ühel hommikul tunnen, kuidas mul on nagu pool rinda lihtsalt kõva. Teil oli ilmselt selline kiirem levik, agressiivne vorm oli, jah? Et kindlasti et ise kontrollida, aga siiski kas siis ultraheli või mammograaf või ikka mingid... Kas või rinnakabinet, et see sama ämmaemand, et ta kas või palpeeriks või näppudega katsuks. Et ega jah, see on oluline, jah. Ma olen kuulnud, et ka tegelikult naistearst võiks olla see arst, kes võiks vaadata rindu. Võiks, aga tihti meil on kitsa spetsialiseerumine, et naistearstid väga tihti rinnanäärmeid ei uuri. Et seetõttu ma olen ka oma haigitele alati öelnud, et soovite, ega te ei pea jääma jälgimisele tingimata minu juurde, kui te olete 5 aastat juba käinud. Te võite olla perearsti juures, võite olla günekoloogi juures. Ja kui vastuseks tuleb, et ma seda perearsti väga hästi ei teagi, kes mul praegu on ja günekoloogi juures ma käin ka harva, siis tihti ei jäägi muud valikud, kui kord aastas onkoloogi juurde tulla, et tegelikult ei peaks. Ja ka algselt, et kui mure on, aga probleem on selles, et günekoloogi juurde kui eriarsti juurde ei pääse väga lihtsalt. Et lihtsam on läbi rinnakabineti või siis perearsti. Et selles mõttes. Lihtsalt võib-olla mul on aeg pandud gynekoloogile sobiks ja väga mul hästi. on mure, ja siis te ma peate võin ise paluda. Paluma, et rindu vaadatakse, kui on midagi kahtlast, tellita uuringu, ultraheli, mammograaf ja mida vaja. Ma siiralt tänan selle sisuka vestluse eest, oli väga huvitav ja õpetlik neid asju kõike kuulda nagu vahetult osalejate käest. Ja kuna meil see teema on nii lai, et siis me tõenäoliselt kohtume meie vaatajaga veel ka teises osas, aga seniks kõigile suured tänud, head tervist ja ilusat kevad. Te kuulate Eesti Vähiliidu podcasti Terve Eestiga vähi vastu, kus räägime vähiennetusest, vähi varajasest avastamisest, tervislikest elustiilivalikutest ja elust pärast vähidiagnoosi.